but not forgotten. Carried in the heart. Minult on palju kordi küsitud, miks ma selle raamatu kirjutasin, Ole vapper, mu kallis. See tragöödia vapustas kogu Eesti ühiskonda. Need 2 tüdrukut olid süütud, ilusad, puhtad, head ja armsad tüdrukud. Nad õppisid hästi. Nad õppisid Pelgulinna kunstikoolis. Õpetajad leidsid, et kõik nende teed on lahti. Joonistasid akvarelli, maalisid, neil on graafilisi lehti. Ühel hetkel peatus kõik. Ma olen sellest mõelnud igal kümnendil ja vahetult enne selle raamatu kirjutamist. Ma nägin unes kutsuvaid brünette tütarlapsi. Minu ja nende vahel olid lained. Nad saatsid mulle mingeid signaale. Ma olen mõelnud, mis see võis olla. Jah, ma olen viimase 2-3 aasta jooksul omandanud müütilise, müstilise maailmavaate. Kuid ma arvan, et see hõlbustab täiesti minu kirjutamist. Nüüd teine asi. Kuidas ma leidsin üles nii palju inimesi, kes edaheitlust räägiksid? Kuidas ma sondeerisin kogu seda sõpruskonda? Kuidas ma leidsin üles inimesi ujumistrennist, kunstikoolist, Kalevi tehasest, Pelgulinna koolist, Salmistu rannalt? Lihtsalt on selline seadus, on elus selline seadus. Kes otsib, see leiab. Nüüd teine asi, sellele aastakümneid vaikinud kildkonnale tuli anda sõna, tuli anda lõpuks sõna. Nad olid oma valuga üksi olnud. Neil ei olnud kellegagi rääkida kõigist neist nüanssidest, mis tuli välja nendest eluhetkedest, kui Eda suured pikkade ripsmetega pruunid silmad veel vaatasid nende hinge. Need on nii kauged ajad ja oli inimesi, kes ütlesid, et nii kauget aega me ei suuda enam detailideni fotografeerida. Olid sentetsid, sellised väga teravalt sihitud ütlused, mitte minu pihta, vaid üldse selle pihta, kui julm võib olla elu. Katre Kaljusaar, Eda Ikla klassi 1. klassist. Kui mulle midagi meelde tulekski, siis mis see enam aitab? Teda ju enam pole. Tema hirmus surm varjutab kõik ilusad mälestused. Aga on möödunud 35 aastat ja veel ülegi. See on ajalugu. Minu raamat, mida ma teile nüüd müügiks pakun, on raamatukogudes ajaloo rubriigi all. Üks asi veel, mida mulle on ette heidetud ja need etteheited kõlasid üsna alguses, need olid kõhnavõitu. Jutt oli lihtsalt sellest, et milleks vanu haavu lahti kiskuda? See on 2 perekonna valu. See valu oli intensiivne 1989. aastal. Milleks seda veel tänapäeva tuua? Las see jääda sinna. Eda perekonda enam ei ole. Kuid mõtleme ka Jeanne d'Arci peale, kellest on saanud sümbol. Lihast ja verest inimese üle on tehtud üldistus sajanditega. See kuulub samuti ajalukku.
muidugi Eda ja Krista, neid ei saa võrrelda Jeanne d'Arciga, kes oli väejuht ja samas ka naine. Aga nad olid kunstnikud ja samas ka naised. See oli minule professionaalne väljakutse leida üles nii palju inimesi. Ma tahtsin endale tõestada, et kui inimene elab Eestimaal, siis teda ei ole mitte mingisugune probleem üles leida. Mina ei ole eriteenistus. Kuid möödunud ajakirjaniku aastatest mul on mõned süütud nipid. Kuidas teha kindlaks, kus inimene on ja paluda, kogu südamest paluda, meeldivalt temale läheneda ja öelda, et teie mälestused on hinnatud. Nendel inimestel on nii valus, et nad viisid muidugi suhtlemise minuga sina peale. Ulvi Oro oli Eda kunstikooli kaaslane. Kord tsiteeris ta ühte Eda lapselikku küsimust. Kui mina Edat meenutan, siis mäletan teda sellise iseteadliku ja enesekindla kena tüdrukuna. Talle oli välimus üsna oluline ja tegelikult ilu üldse kui selline. Ükskord ta sättis oma juukseid elegantselt üles soengusse ja arutles, et kas temal ka kulmud kõrgemaks muutuvad, kui ta vanemaks saab. Käib see nii. Tõstad juuksed üles ja kõik. Lapselik mäng vaid. Et näha inimese hinge, on vaja temaga sõbrustada, jätkab Ulvi Oro. Niisama tuttavana näed rohkem pealispinda. Pealegi teismelisena alles hakkab inimese koloriitsus esile tuleb. Olime parajad varateismelised sellal. See oli 1986. aasta suvi. Enamasti noisesid kõik oma natüürmortide kallal, mida me lõputult kunstikoolis vorpisime. Rohkem mäletangi teda kunstikooli esimesest klassist ja sellele järgnenud praktikast Räpinas. Eda oli oma peres ainuke laps ja väga hoitud. Kodutoetus oli tunda. Isa käis tal mingi aeg vastas, kui kunstikool ajutiselt Õismäel asus. Meil oli rahulik väike grupp, kõik said kõikidega hästi läbi ja Eda ei olnud kuidagi domineeriv. Rääkis, et käib ujumistrennis ja oli mingil ajal meningiiti põdenud. Läksime esimese suvepraktika laagrisse. Oli 1986. aasta. Kogunesime seal Kevade tänaval, kumpsud ja maalitarbed kaasas. Meile oli räägitud, et hea oleks kaasa võtta selline vineerist kast, kuhu paberit saab panna, siis õlal kaasas kanda ja maali alusena kasutada. Edale oli neid 2 tükki tehtud. Üks väiksem A3 formaadis ja teine suurem ehk siis A2. Isa oli kodus väga palju tööd teinud. Igal juhul oli Eda väga kohusetundlik ja korralik, oma kunstis põhjalik ja töökas. Järgnev juhtum meenub mulle aeg-ajalt. Räpina kunstilaagris ütlesid meile õpetajad, et peaksime ise ringi kolama ja vaatama, mida maalida. Sattusime siis kuidagi Edaga koos olema ja tükk aega ei leidnud mingit huvitavat motiivi. Lõpuks jõudsime Ristipalo surnuaiani välja, Räpinast 2,5 kilomeetrit. Õhtuks oli midagi ette näidata vaja. Õpetajad vaatasid ja arvustasid igapäevaselt meie tehtud töid. Hakkasimegi siis lõpuks seda surnuaiale joonistama. Tol hetkel tundus see meile igati lahe idee. Mina plätserdasin mingi töö valmis. Eda maalis korralikult neid kalme ja riste. Temagi ei jõudnud kuidagi oma tööd valmis. Õpetajatele see teema oli pärast üldse ei meeldinud. See töö jäigi Edal poolikuks ja 8 päeva pärast
tütarlaste hukkumist. Kuninga tänava galeriis, nende mälestusnäitusel oli see töö üleval. Ühes Krista Sarappi tööga, mis samuti oli üsna pooleli. Kaabuga mehe ja avitu, võib-olla naiivse tütarlapse kohtumine. Vihmas. Nad ei jõua põgusalt kohtuda, sellepärast et vihma sajab liiga palju. Kuid tuleme nüüd tagasi Ulvi Oro mälestuste juurde. Kogu ülekohus tuleb meelde. Trauma jääb silme ette. Ja siis ei ole kerge.